Reeli Reinausi raamatu Morten, Emilie ja kadunud maailmad peategelaseks on elu hammasrataste vahele jäänud Morten. Ta elab koos vägivaldse alkohoolikus Tõnuga üksikus metsatalus Sooserval. Morteni ainuke varandus on fotokaamera, millega ta Soosaarele põgeneb, et seal pilte teha. Nõnda saab Morten elumuret kas või korraks unustada. Poissi aitab ja julgustab kõige kiuste vastu pidama Emilie, kellega ta ühel õhtul juhuslikult rabas kohtub. Varsti taipab Morten, et salapärane tüdruk ei saagi rabast lahkuda. Raba kohale oli laskunud udu, ent kui hommikune udu oli olnud koos esimeste päikesekiirtega kuidagi rõõmus ja helge, siis praegune oli üsna sünge ja natuke isegi kurja kuulutav. Mortenile meenusid jälle vanaisa jutud rappa eksinud inimestest, keda kas tondid või vanapaganad tahtsid eksitada või koguni põrgusse vedada. Ta lisas sammu, püüdes samal ajal mitte lasta tähelepanul hajuda ning kinnitas endale, et need olid kõigest jutud, mida osa inimesi rääkis ilmselt samal põhjusel, kui tänapäeval käidi kinos õudusfilme vaatamas. Kuid udu hiilis varjuna ta ümber ja ta tundis äkki rohkem hirmu kui kunagi varem. Morten püüdis küll olla vapper, kuid justkui poisi kõhedust tekitavate mõtete kinnituseks hakkas korraga udust paistma üks kogu. Ilmselt oli see Urmas. Morten seisatas. Ta kaalus hetkeks, kas minna edasi või teha väike ring. Ta oli kodule juba nii lähedal, et siin ei olnud enam eksimist karta ning laukasse uppumist ka õnneks mitte. Poiss ei mõelnud kaua. Ta eelistas igal juhul ringi minekut, isegi kui see oleks tähendanud märgi jalgu. Tal polnud mingit tahtmist Urmasega kokku saada. Ja mida ta üldse siin tegi? Vaevalt, et ta oli tulnud Mortenit otsima. Poiss muutis suunda ja lootis, et mees ei olnud teda veel silmanud. Kuid terasemal vaatlusel ei tundunud see olevat Urmas. Udust paistva inimese kuju oli väiksem ja kuidagi hapram. See oli tüdruk või vähemasti naisterahvas. Tüdruk rabas. Morten lisas nüüd hoopiski sammu. Tas oli tärganud huvi. Kuidas oli tüdruk siia saanud? Kas ta oli äkki eksinud? Mis siis, kui ta oli juba tunde siin tiirutanud ja viimaks juba lootuse kaotanud? Kui poiss lähemale jõudis, tõdes ta, et see oli tõepoolest tüdruk. Umbes sama vana kui Morten. Pikkade tumedate juuste ja ilusate suurte silmadega tüdruk seisis pikas seelikus ja üsna õhukeses jakis keset raba ja vaatas Mortenit sama imestunult kui poiss tedagi. Morten hakkas esimesena rääkima. Mida sa teed siin? Midagi. See oli üsna kummaline vastus selle kohta, et nad olid üsnagi inimtühjas paigas ja päike oli selleks ajaks juba pea pool tundi tagasi loojunud. Morten märkas, et tüdruku seeliku alumine serv oli veest tumedaks tõmbunud. Tüdruku riietust arvestades ei olnud ta siia siiski ilmselt matkama tulnud. See tõstatas endiselt küsimuse, mida ta siin ikkagi tegi, sest aprilli alguses ei olnud ka ju marju ega taimi, mida korjata. Mis mõttes midagi? Küsis Morten jonnakalt. Tüdruk kehitas õlgu. Mitte midagi. Morten märkas, et tüdruk silmitses teda samuti huviga. Võib-olla oli tema selle kohtumise üle sama imestunud kui poiski. Kas sul on abi vaja? Uuris Morten edasi. Tüdruk ei paistnud küll välja selline, nagu ta oleks mõnest hooldekodust või hullumajast põgenenud. Aga päris normaalne see olukord nüüd ka ei olnud. Aga tüdruk ei paistnud hull. Ta silmavaade oli täiesti selge. Poiss pidi tunnistama, et tüdruk oli väga ilus. Ja just seetõttu lootiski ta, et sel kellaajal ja ihu üksinda rabas viibimisele oleks tüdrukul ka mingi loogiline seletus. Ei, aga sul? See oli kahtlemata üks kummalisemaid vestlusi, mida Morten iial oli pidanud. Aga ometi oli ta selle kohtumise üle rõõmus. Isegi kui tüdruk oli siiski peast natuke segi, oli see ikkagi parem kui mitte midagi. Vähemalt oli ta kohanud täna kedagi, kellega rääkida. Mis su nimi on? Emilie, lausus tüdruk, kuid lisas kiiresti. Aga sa võid mind Miiliks kutsuda. Miili. Kas see ei ole natuke? Morten sai viimasel hetkel sõnasabast kinni. Ta kartis üle kõige, et teised võiksid teda imelikuks pidada ja narrima hakata. Nüüd aga oleks ta ise peaaegu esimese asjana oma uue tuttava nime arvustama hakanud. Mida sa öelda tahtsid? Tundus, et tüdruk oli Morteni kahtlust märganud. Ma tahtsin öelda, et Miili... Morten tundis, kuidas ta punastas.
et mulle meeldib Emilia rohkem. Kui sulle meeldib, siis sa võid mind Emiliaks kutsuda. Aga mis su enda nimi on? Morten. Morten, kordas Emilia. Mortenile tundus, nagu poleks tüdruk kunagi sellist nime kuulnud. Ega ta isegi kedagi teist Mortenit ei teadnud. Pealegi oli ta nimi peamiselt kasutusel üldsegi Norras ja Taanis. See, et tema oli talle sellise nime pannud, tuli sellest, et ühe ta nooruspõlve lemmikbändi laulja nimi oli olnud Morten. Mis sa siin teed nii hilja? Morten ei saanud muud moodi, kui pidi põhjuse välja uurima. Kuid see ei läinud nii hõlpsasti, nagu ta oli lootnud. Tüdruk vaatas teda kerge muigega ja küsis Morteni käest sedasama. Kus sa elad? Päris poiss edasi. Ta lootis, et mõni küsimus siiski murrab tüdruku vastupanu. Siin lähedal. Siin lähedal ei ole ühtegi teist maja peale meie talu. Emilia kehitas õlgu. Järelikult siis mitte nii lähedal. Hea küll, aga mis selle sinu talu nimi on? Vanatoa. Mortenil ei olnud aimugi, kus see Vanatoa talu asuda võis. Võimalik, et ikkagi naaberkülas. Ta vaatas kella. See oli rohkem, kui ta oli arvanud. Ema helistas talle igal neljapäeva õhtul kell 9, aga siin ei olnud veel levi. Ta pidi kiirustama. Ma pean kahjuks koju ruttama, lausus Morten. Kas lähme koos rabast välja? Emilia raputas pead. Mida sa teed siis siin pimedas? Tähti vaatan. Päriselt. Poisil oli tunne, et tüdruk teeb tema üle nalja. Pealegi ei olnud ta veel ühtegi tähte näinud. Seetõttu kõlas muidugi loogiliselt, et tüdruk ei tahtnud veel lahkuda. Aga miks ta neid rabas vaatas? Tähed olid ju igal pool ühesugused. Lihtsalt linnas ei olnud neid tulede tõttu eriti näha. Emilia noogutas. Päriselt ikka, mis sina siis arvasid? Morten kehitas hädiselt õlgu. Ta ei saanud välja öelda, mida ta arvanud oli. Seda, et tüdruk on ilmselt peast põrunud ja sa ei karda, küsis ta tüdruku küsimusele vastamise asemel. Enam mitte. Ja sa ise? Morten naeratas. Ka enam mitte. Ta kinnitas endale, et väike kõhedus, mida ta oli tundnud, kui oli udus tüdruku kogu silmanud, ei läinud arvesse. Ma siis lähen, lausus poiss. Äkki me veel kohtume kunagi? Emilia noogutas. Ma usun küll. Ma käin siin üsna sageli. Ülejäänud kodutee. Mõtles Morten kummalisest tüdrukust ja sellest, kas too oli võimalik uut kohtumist ikka tõsiselt mõelnud.